tere, head TV7 vaatajad ja meil on hea meel jätkata oma naiste sarjaga, mille nimeks on Kirkuse kiituseks. Ja täna on meil käsil üks väga põnev naine ja ma võin isegi arvata, et võib-olla suur hulk teist isegi ei tea, kes see naine on ja võib-olla isegi ei mäleta, kus koha peal piiblis on ta sellist nime kohanud. Nimelt meie tänane teema puudutab sellist naist nimega Foibe, vähemalt niimoodi eestikeelne piibel teda nimetab. Aga kus ta pärit on, kes ta on ja miks me temast räägime hetke pärast, enne seda ma tahan tervitada oma tänaseid vestlejaid. Külvi Maisov, sina oled ustavalt vestlemas minuga siin nende saadete jooksul. Aga Helina, sina oled meie selline sagedane külaline. Ja täna, kui me räägime Foibest, siis tegelikult oli see sinu ettepanek, et me võiksime sellest naisest rääkida. Ja ma tahaksin lihtsalt lühidalt küsida, et miks me valisime sellise karakteri? Oskad sa mulle öelda? Jaa, kuna ma lugesin ühte raamatut kunagi, mis oli kirjutatud justkui Foibest, et see oli küll nagu välja mõeldud, selles mõttes see ei olnud nagu, aga see põhines selle ajaloolisel tegelasel, kes siis meil piiblis on ja kuidagi tuua välja seda, et mis mõtted tal võisid olla, see, mis ülesanne võis talle anti, mismoodi see võis toimuda ja see kuidagi aitas mul hästi suhestuda temaga ja mõtlesin, et sellepärast on ta mul hästi südamelähedane see tegelane. Teine on Vanas Testamendis Deborah, sest et ta oli lihtsalt äge naine. Ja neid on kindlasti veel, aga see oli see, et ta sai kuidagi hästi elavaks minu jaoks selle raamatu kaudu. Ma loodan, et sa teed ja aitad meil täna Foibet elavaks teha ka televaatajate jaoks. Nii et me läheme sihukesele teekonnale ja tutvume selle naisega. Ma mainisin, et see on, kas ma mainisin seda, et see naine on Rooma kirjas leitav? Ei maininud. Nüüd ma ütlesin selle ära, et Rooma kirja viimasest peatükist me leiame sellise huvitava nime, et Helina, äkki sa loed selle teksti võib-olla ette ja natukene selgitad ka seda tausta. Miks ta just Rooma kirjas on nimetatud? Jaa, see on siis Rooma 16, 1-2, ma loen siit. Ma jätan teie hoolde meie õe Foibe, kes on Kenkrea koguduse teenistuses. Võtke ta vastu issandas nagu pühadele kohane ning toetage teda, millest tal iganes teid vaja läheb, sest tema isegi on olnud paljudele toeks, ka minule endale. Ja, et miks teda siis siin kirjas mainitakse, on siis see, et Paulus siis asus Rooma kirja kirjutada siis Korintoses või seal kuskil läheduses. See Kenkrea ja Korintos on tegelikult hästi lähestikku, praktiliselt kõrvuti. Ja see on kuskil umbes üle 1000 kilomeetri kagusse siis Roomast asub Korintos, päris pikk teekond. Ja Paulusel oli siis mingi hetk plaan minna külastada Rooma kogudusid, ei olnud seal veel käinud. Ta tõenäoliselt tundis sealt palju inimesi, kes kui te loete seda kirja, siis ta seal tervitab seda, seal oli 26 inimest ta seal tervitab, nii et seal oli palju inimesi, kellest oli kas kuulnud või nendega kuskil isiklikult kohtunud. Nii et ta pidi natuke olema kursis ka selle Rooma koguduste elu ja olukorraga, mis on seal poliitiliselt ja ühiskonnas, mis toimus ja nii edasi. Ja ka enne, kui ta siis ise Rooma jõudis, siis ta nagu saatis ette mõnes mõttes sükse endast tutvustava kirja, et see on üks väga-väga pikk kiri tegelikult, eriti tolle aja kirjutamise standardid arvetas on see ülipikk kiri. Ja seetõttu on ka selline väga, ütleme, see on see Pauluse õpetus on see kuidagi tuleb väga eriliselt välja, ta on väga süstemaatiline kiri, et sealt saab väga palju Pauluse kohta ka teada selle kohta, mis ta usub ja mis ta kogenud on ja õppinud. Nii et ma arvan, et kuna Paulus oli näiteks üks arvatakse, et ta tahtis minna Hispaaniasse edasi, et ta lootis, et kui ta läheb sinna Rooma, et ta tutvustab ennast, need kogused võtavad ta seal omaks ja siis ka aitavad tal jõuda siis Hispaaniasse sealt edasi. Et kas siis nii finantsilise abi või mis iganes abi tal seal vaja oli. Ja sellepärast ta siis panigi sellise sisuka kirja kokku. Aga siis tol ajal ei olnud sükest postisüsteemi, nagu meil on Eesti Post või UPS või DHL või mis iganes, vaid ei olnud ka selliseid kirjakandjaid nii-öelda nagu ametlikult, et keegi postile on läheb, vaid kirju saadeti erinevate rändinimesed, kas või keegi sul siis sõber või keegi sugulane või mõni kaupmees, kes läks, kellega pandi kiri kaasa. Ja siis kas siis igatahes pidid leidma kellegi usaldusväärse inimese, kes su kirja ära viiks. Ja see oli tegelikult päris suur risk, sest esiteks kiri juba ise finantsiliselt oli kirja kirjutamine väga kallis, materjalid, aeg, kõik oli palju keerulisem kui meil. Ja samamoodi ka, et kes see kiri jõuab kohale,
äkki see, kes kirja viib, seal midagi susserdab sellega või mis iganes, sellepärast kasutati ka tihti näiteks pitserit ja niisuguseid asju. Ja levis ka petu ja õngitsuskirju selles mõttes, et kui sa lähed mingi kirjaga, et näed, mul on siin sinu sugulaselt on see kiri, et anna mulle $1000, eks ju, et kas see ikkagi on autentne kiri, sellepärast alati siis öeldi ka midagi, et ära tunneks, et see on ikkagi õige kiri, et sul pandi niisugust isiklikku infot natuke ka sisse, et sa said aru, et see tõesti on Pauluselt või kellelgi teiselt. Nii et ja siis näiteks kui Paulus kirjutab siin Filipplastele, siis ta mainib Epafroditost, kes selle kohale toob, või Kolostastele kirjad on tühjust, et ma saadan sinule selle tühjuse ja siis tulebki tere, mina olen tühjus ja siis loed sulle, ahah, okei. Nii et see kirjatooja siis ta ei olnud ainult kirjakandja, vaid tihti ka ta oli see, kes selle kirjas kas ette luges, pidi kuidagi selgitama. Nii et see oli see suur roll, mis tegelikult siis sellel Phoebe'l oli, et ta pidi kohal viima nii tähtsa kirja. Ehk siis ta pidi seda kirja tundma nagu väga hästi, et ta oskaks ka võib-olla seletada seda. Saan ma aru, et ta pidi võib-olla ka selgitama mingeid nüansse selle juures. Ja seda kindlasti, et just, et vastama kuulajate küsimustele, et ta pidi olema selle kirjaga tõesti ise väga kursis. Ja mõnes mõttes ta oligi selle kirja saatja esindaja. Kas see võib siis ka olla nii, et Paulus veetis Phoebega aega ja õpetas talle Rooma kirja? Et siin on nüüd kõik see minu teoloogia ja ta pidi taga võib-olla tõepoolest olema nagu õpetaja õpilase suhtes mingis mõttes on see võimalik või vähemalt tõepoolest väga palju saama tema poolt siis seda sisendit nagu. Ja, tõenäoliselt, väga tõenäoliselt selles mõttes, et kohe kindlasti. Jah, mina olen ka aru saanud, et kui need kirjad kohale läksid, siis tegelikult see kogudus, kellele see kiri ette loeti, need juhid ja liikmed võisid esitada küsimusi, selgitavaid küsimusi. Täpselt nii nagu täna, kui loenguõpetaja räägib loengu ära, siis sul on võimalik küsida, aga mis sellega mõeldakse. Ja Phoebe pidi siis teadma, mida Paulus siis selle koos viibitud aja ja jüngerluse baasil siis tema arvates nende asjade all mõtles. Mis on nagu hästi huvitav mõtelda, et selline nii-öelda väike kirjapoiss tegelikult kandis endaga mitte ainult kirja, mis nagu Helina ütles, on väga kallis ja tegelikult riskantne ka. Aga ta pidi ka seda teoloogiat iseennast kandma, nagu selle allikas ka olema mingis mõttes. Ma pean võib-olla ütlema vaatajatele siin, et tundub, et te olete ingliskeelset kirjandust palju lugenud, et kui te vahepeal kuulete sõna Phoebe, siis te saate aru, et inglise keeles lihtsalt nimetatakse seda nime nii, et ärge laske ennast siis sellest segadusse viia. Ja või siis kreeka keeles tänapäeval hääldatakse seda nime Phoebe. Et on see Phoebe ja Phoebe vahepealsed. Ja nime tähendus on võib-olla ka huvitav, tegelikult tähendabki, et ta on väga särav. Siis nagu mis tähendab mõistuse või vastu sellise tundlikkuse, vaimuliku tundlikkusega inimene ja seda ka vahel ühendatakse inimestega, kes on prohvetlikud. Et ei ole üldse välistatud, et Phoebe oligi nagu Pauluse poolt märgatud kui üks teoloogiliselt üks selliseid teravamaid ja võib-olla kergemini mõistvaid õpilasi ja ka prohvetliku meelega, et ta nagu nägi seda võimekust tema sees. Ja see nimi, ma vaatan, tõepoolest on kirjutatud, et ta võib tähendada siis särav kui kuu või ka väga puhas ja kirgas. Nii et ja nimi ju tegelikult eriti tol ajal andis väga palju edasi. See tähendas väga palju, et kui tänapäeval võib-olla mõeldakse, et ilus nimi mulle meeldib, paneme lapsele nime, siis tol ajal niimoodi niisama ei kandnud keegi ühtegi nime, vaid igal asjal oli mingi mõte. Nii et tõenäoliselt ka sellel nimel, mida me siin hääldame ühte ja teistmoodi, pidi olema mingi taust, nii et miks mitte nii, nagu võib-olla sina tead või oled aru saanud? Ma mõtlesin, et võib-olla võrdluseks oleks vaatajal huvitav kuulda ka, mismoodi on Paulus tutvustanud mõnda teist kirjaviijat. Näiteks vaatame 2. Korintuse 8.18 ja ta kirjutab seal Tiitusest ja teistest vendadest, kes siis läksid korintlastele kirja viima. Ja seal on sellised sõnad siis, et temaga koos me saatsime selle venna, keda on evangeeliumi kuulutamises kiidetud kõigis kogudustes. Ja vähe sellest, ta on käte peale panemisega ka valitud koguduste poolt meie reisikaaslaseks.
kohale viima seda andi, mida me kogume issanda ülistuseks, issanda kinnitamiseks. See on siis nagu finantsiline abi, eks ole, mida tema oli. Et seal oli tegelikult selline usalduse valimine mitte ainult selle ühe koguduse või sõprade või sugulaste poolt, vaid see pidi ka üldsusele tuntud ja usaldatav inimene olema, kes nagu sellist vaimulikku andi kandis. Ja hiljem siis salmis 22 jätkab veel. Me saatsime koos nendega veel oma venna, jällegi see suguluse aste vend ja õde Kristuses, keda me mitmes asjas sageli oleme leidnud hoolsa olevat, kes aga nüüd on veel palju hoolsam suure usalduse pärast, mis tal on teie suhtes. Et jah, see näitab, et see oli nagu südame kaasaandmine, et võta nüüd meie and ja edasta see õdedele ja vendadele ja nagu, kas sa juba mainisid, eks ole, et need olid kogudused. See ei olnud Rooma üks kogudus, vaid et see oli terve kett, kus ta ütleb, vii see sõnum sinna ja selgita see seal, vii see sinna ja selgita seal, vii see ja ole kõiges selles ustav ja kanna edasi nagu seda õpetust sellisel kombel. Ja see oli huvitav, sa mainisid siin juba venda ja õde, et tegelikult meie jaoks tundub see nagu nii loomulik, me ütleme õde see ja vend too, aga tegelikult kui lugeda Pauluse kirju, siis see oli suur tunnustus, kui ta nimetas kedagi selliselt just nimelt ja neid ei olnud palju. Nii et öeldes juba meie armas õde, on see juba väga suur tunnustus, mida me peame mõistma, kui me nüüd tõesti seda lühikest lõiku tegelikult loeme. Näiteks kirikuisa Johannes Chrysostomos, Konstantinoopoli piiskop, on öelnud, et see Foibe austamine õena ei olnud sugugi mingi kerge või väike asi, et see tõepoolest oli väga suurt tunnustust näitav Pauluse poolt. Ja King James Version, inglisekeelne tekst, mainibki näiteks Foibet ainsa õena nagu naiste keskel, et küll mõned hilisemad tõlked lisavad veel Appiase ka, et õde Appias on veel teine naine, keda on selliselt austatud. Ja ega venda siis ka väga palju ei ole, keda Paulus selliselt ütleb, et mõned nimeta siin mainib. Nii et see on ka tähelepanuväärne. Ma arvan, et see võib-olla seostubki sellega, et me joome ühest vaimust ja oleme liidetud Kristuse Jeesuse verega. Et ma nii mäletan, see on huvitav lugu minu oma elust, kui esimest korda tulid mulle kristlased koju ja seal oli üks noor mees, siis sellel ajal me olime kõik noored ja ta ütles mulle õde Külvi. Ja mu vennal nagu tõsiselt tõusid ihukarvad püsti, et mis mõttes mingisugune inimene tuleb minu koju ja kutsub minu õde tema õeks. Ja ma pidin nagu päris põhjalikult seletama, et tead, et see ususide on väga paljudel juhtudel nagu sügavamgi, kui võib-olla see, et kellega sa oled liha poolest õde ja vend. Ja ma loodan, et ta on nüüd üle sellest saanud, aga mõte ongi, et tegelikult me toetume Pauluse sõnavalikule. Ja ma arvan, selle alus on ju vereside Jeesuses Kristuses. Just. Üks pere, ühed vennad, Jumala lapsed. Me ei vali ka neid. Eks ju, et tegelikult me õpime neid kõiki armastama olenemata sellest, mis asjadega nad meie perre tulevad. Me oleme nagu kutsutud neid hoolima ja üles ehitama, õdesid ja vendi. Just. Ja, aga läheme edasi. Mis sa, Helina, veel oled sealt märganud? No, et siin kindlasti on siin üks selline arutelu koht või ka mõnes kohas ka poleemikat tegelev koht, mida tähendab, et ta on Kenkrea koguduse teenistuses siis. Et see enamus kohtades, kus sellist sõna kasutatakse, et ta on teenistuses kellegi inimesega koos, on see tõlgitud, see kreekakeelne sõna seal all on siis diakonos. Et mis on siis, meile tuleb see sõna diakon sealt. Et on siis piiblis muidugi seda sõna eesti keelde ei ole tõlgitud diakonit, ma vähemalt ei leidnud. Aga et ta on siis selles koguduses mingisugusel juhtival kohal. Et samuti ta tegelikult, nagu see on tegelikult loogiline, kui me mõtleme seda, et me oleme rääkinud, seda pidi vastama nendele küsimustele, ta pidi olema tegelikult kursis, kuidas kogudusele toimub, mis küsimused inimestel võisid tegelikult üldse olla, mismoodi me elame kristlastena, mismoodi me lahendame neid erinevusi oma nende karvaste ja suleliste õdede ja vendade vahel, kes me oleme nii erinevad. Et seal on päris hea alus, et me ei tea täpselt, mida see termin nagu sisuliselt tähendab, kui Paulus ütleb, et ta oli Kenkrea koguduse diakon, sest meie arvamus või meie tänapäeva arusaamisest sõnast ta kindlasti on muutunud, sest tollal ei olnud sellist koguduse sellist hierarhiat. Võib-olla nagu meil tihti mõnes paigus sõltub kogudusest ka on. Aga kui Paulus ise kasutab seda sõna diakonia või diakonos seal Rooma kirjas,
siis on see tõlgitud eesti keeles näiteks ametiks, abistamiseks, teenistuseks, Jumala teener olemiseks. Nii et tegelikult see, et oli Jumala seal Kenkre koguduse teenistuses, see tegelikult päris võimas ja äge. Et oli kindlasti seal mitmeid asju, mis ta tegi. Võib-olla see Pauluse jaoks see tiitel ei olnudki nii tähtis, vaid et oli see koguduse teenistus, ta täitis mingit rolli, mis Jumal oli talle andnud ja ta andis seda nii ustavalt ja andunult, et Paulus tegelikult julges selle oma megakirja saata temaga kaasa. Nii et selles mõttes see diakon seal sõna, siis, mis äratas minu tähelepanu ka ja millest siis, mis erinevates piiblites on tõlgitud ka erinevalt. Just kui võtta nüüd inglisekeelset keeleruumi, et mõnes kohas on tõlgitud diakoniks, mõnes kohas abiliseks. Ma vaatasin, kus veel on kasutatud ja võib-olla on üllatav on, et Jeesuse Kristuse enda kohta kasutab seda sama sõna. See koht on Rooma 15:8, kus ta ütleb, et ma ütlen, et Jeesus Kristus on saanud ümber lõigatute teenriks. Ja see on huvitav, et Jeesus Kristus ongi teenija, eks ju, et ta on ka nüüd isa paremal käel kõige kõrgemal kohal, mis üldse olemas on. Ja mõnevõrra see on ju Jumala kuningriigi üks selliseid printsiipe, mida Jeesus ise õpetaski, et kui keegi tahab teie seas olla kõrgeim või suurim, siis saagu temast kõikide teenija, milleks Kristus siis oligi. Ja Paulus enda kohta ütleb samuti Rooma 15:31. Vaadake, paluge, et ma pääseksin uskmatute käest Juudamaal ja et mu teenistus Jeruusalemma heaks oleks pühadele meelepärane. Vot seesama, et ma kallan kogu oma hinge, kogu oma vaimu, kogu oma jõu välja ja see ongi minu teenistus, mille ma toon issandale. Et see nagu ei ole selline, et ma tegin need 3 punkti täna ära, vaid see on nüüd midagi sellist, kus sa kallad oma elu ka nagu välja ja annad selle Jumalale üle. Mul oli huvitav lugemine avastus, ma loen aeg-ajalt juudi piiblit nii-öelda, Complete Jewish Bible, kus mõned sõnad on siis nii-öelda kasutatakse originaalväljendeid, mida ei tõlgita, vaid nii nagu siis juudi kultuuris nad nimetavad kas sünagoogis või Jumala teenistuses mingeid ameteid või mis iganes rituaale ja siin ta nimetab siis teda nii-öelda, nimetades teda siis teenijaks või diakoniks on eriline sõna shamash ehk siis teener või hoolitseja või diakon ja see on heebrea sõna, mis tegelikult juudi kogukonnas viitab inimesele, kes haldab kas sünagoogi rajatisi või hoiab siis kõik asjad sujuvalt käimas ja toimimas. Keskajas oli see väga prestiižne positsioon vähemalt. See inimene shamash aitas läbi viia palveid, juhtida Jumala teenistusi, isegi täita ja jõustada lausa juudi kogukonna juhtkonna otsuseid. Ja shamash viitab ka Hanuka 9. küünlale, mis on nagu huvitav. Ehk siis see on siis see esimene küünal, mis süüdatakse festivali 8. õhtul, mis läidab kõik teised küünlad. Ta annab nagu valgust, ta on enam kui küünal. See on nagu teenija valgus, mille kaudu saavad valguse kõik teised Hanuka küünlad. Need on need, kes teavad Hanuka pühas, siis nagu mõistavad, milline väärtus on sellel küünal ja seda sama sõna nad seal kasutavad. Nii et selle tähendus on tegelikult nagu palju enam, et me võime mõtiskleda kogu selle valguse ilu ja eesmärgi üle. Ja vastupidiselt teenija ütleks nagu madalale kohale paljudes kultuurides inimlikult, eks ole. Tahab iga inimene olla ju nagu see, keda teenitakse. Meile kõigile ju meeldib olla kuskil seal kõrgemal. Aga Jumal tõstis selle teenija rolli eriti tähtsale kohale. Ja me näeme seda nii Vanas testamendis, aga Uues testamendis Jeesus ju enne kõike ütles otse välja, eks ju, kes tahab olla teiste juht, see olgu kõigi teenija. Ja pühakiri ju paljastabki issanda teenija ülimat tähtsust ja silmapaistvust, nii et see sama shamash kujund viitab nagu otseselt sellele piibellikule kontseptsioonile. Et kes on see issanda sulane näiteks? Me teame, et issanda sulane on ju tegelikult selline nimetus või inimene, kes on issanda sulane, ta omab ainulaadset suhet Jumalaga. Me teame, et Hiob oli, Mooses oli, Abraham oli, Joosua, Taaveti kohta on öeldud minu sulane, nii et jällegi väga huvitavad lihtsalt paralleelid. Inimeste silmis kõrged inimesed, keda just siis Jumal kutsub sulasteks. Ja et see on üks mudel tõesti, kus Jumal nagu tegelikult kallab välja oma armu madalatele või nendele, kes ennast ise alandavad, neid tema ülendab. Just. Ja see on nüüd üks saladus Jumala riigis, kuidas otsida
paremaid kohti. Jah. Ole sulane ja teeni. Ja võib-olla see sõna diakon selles mõttes võibki väga hästi, omab ilmselt sellist tähendusvälja, et seal oli ka ju see, et ta ju töötas tõenäoliselt viletsate, haigete ja kõigi selliste inimeste heaks, kes vajasid abi. Ja samal ajal võis ka olla, et ta vastutas väga tähtsate asjade eest koguduses, et see, ma kujutan ette, et ta võis teha seinast seina asju, see inimene, keda nimetati selle sõnaga. Üks nimetus, mis siit ka järgmisena välja tuleb, ongi siis see patron. Kas eesti keeles ütleb patron ka või? Et see, kes nagu tegelikult siis... Või, patroon öeldakse. Patroon on eestikeelne küll väljend, aga piiblis ta lihtsalt ütleb, et ta on olnud toeks. Me peame siit nüüd nagu mõistma, et aru saada, tuleb lugeda teistes keeltes ja siis on nagu... Mis sina kindlasti oskad paremini rääkida täpselt, mida need selles ajaloos tähendasid, aga see tegelikult tähendas ka, et tal oli tõeline mõju väli, sest kui sa finantsiliselt oled võimeline toetama ja ka muu materiaalse või sellistega öömajadega näiteks või sotsiaalsete sidemetega, et see abi võis olla väga-väga mitmekülgne. Et siis tegelikult Phoebe ei olnud selline väikene jooksutüdruk, vaid tegelikult ta oli ühiskondlikult heaks kiidetud tõsine jumala sulane, kellel oli tõesti see kinnitus nagu kõik igast kandist, kaasa arvatud maailmast. See on, kui me nüüd vaatame neid diakoni kirjeldust, siis seal on ju päris mitu punkti, kus kirjeldatakse, mida tuleks vaadata. Ja üks on see, et sul oleks hea nimi ka väljapool kogudust. Ja diakoni mõiste tegelikult oli levinud väljapool kogudust, et neid sükseid vabatahtlikke organisatsioone oli tol ajal tegelikult palju, mis tegelesid siis mingite erinevate, kas mingite religioossete teemadega või mingite ühiskonnagruppidega ja ka neid juhte vahel seal kutsuti diakoniteks tegelikult, ka seal teenimas nii-öelda. Ja kindlasti, kui me esimeses saates rääkisime sellest hierarhiast, mis tuli ka sinu staatusest, finantsilisest olukorrast, siis kindlasti kuna tundub, et Foibe siin sai toetada, eks ju, finantsiliselt ka. Ma arvan, Paulus viitab sellele. Paulus räägib rahalisest toetamist palju rohkem, kui meie välja saame lugeda tihti. Aga et Foibe oli ka seal kuidagi olnud toetaja ja abiks ja kuidas ta üldse sai reisida niisuguse pika tee. Ta ei astunud ju lennuki peale hommikul ja vaid see oli ikkagi pikk. Ma ei kujuta ette, kui kaua nad kuid kindlasti kohal minekust nõudis palju ressursse, see saatjaskonda ja kõiki asju. Et ja see tähendas seda, et tal oli ka ühiskonna silmis mingi staatus, kui tal oli selline rahaline võimekus. Kui nüüd sisse tuua see, mina muidugi kavalalt pidin ikka selle otsingu tegema, et kas siis Phoebe tõesti reisis üksinda ja vastus on ei. Tal oli ikkagi terve ekipaaž inimesi kaasas ja selles mõttes on see väga huvitav, et Paulus tõesti tema valis välja selleks, kes nagu selle kirja peab üle andma ja seda kirjeldama. Et kui nüüd võtta meie selline, et mees või naine, et siis võib-olla oleks võinud, et sina vennas, ma annan selle sulle. Aga Paulus jälle, täpselt nagu sa kordad mitmel korral, ei vaadanud mitte selle peale, kes mis taustast tuleb või mis soost ta on, vaid ta otsis seda, et see Jumala sõna saaks täie väe seal selles uues Rooma kandis tegelikult nende koguduste vahel. Et ta silmad olid nagu kuningriigi laienemise peale eelkõige ja Phoebe süda ilmselt ka. Ja tõenäoliselt ta ei olnud siis ainult seal ka ainult lugemas seda kirja ette ja seletamas, vaid kuna Paulus pidi tulema hiljem ise Rooma, siis arvatakse, et Foibel oli ka ülesanne ikkagi seda ka muudel viisidel ette valmistada, et seal mingid kokku leppida, mingid võrgustikke, mingite juhtidega seal kohapealsetega ja et valmistada see ette, et see raamat, mis ma lugesin selle Foibe kohta ka, seal toodi seda hästi palju välja, kus ta siis kohtus seal erinevate kohalike juhtidega ja seal Priscilla ja Aquilaga ja erinevate nendega ja siis kuidas ta ka tegelikult võib-olla mingi hingevärinaga käis. Ma nüüd pean minema lugema ette ja vastama neid küsimusi, et tegelikult me maalime tast nagu pilti niisugusest kangelannast, kes läheb ja siis jutustab kõikidele. Aga arvatavasti just eriti naisena ühelt poolt ja teiselt poolt lihtsalt, et sa oled Pauluse poolt saadetud, kuidas ma nüüd Pauluse rahva hulka, kes Paulust ei tunne, siis temast sõltus ju tegelikult see mulje, mis Paulusest ju jääb ka. Ja kui hästi ta oskab seletada, et ma kujutan ette, et ta kindlasti oli hingevärinat ja adrenaliini seal tema sees ka palju ja et ta ei läinud sinna lihtsalt mütsiga lööma, vaid ta tõesti see oli siuke alandlik teenimine, aga okei, ma teen selle ära,
sest et ma usun, et Jumal on mind saatnud. Kas sa tahad öelda, et Phoebe sõltus Jumalast ja värises Jumala ees Jumala kartusest? Ei, muidugi mitte, loomulikult. Et see on huvitav, et me ka Paulusest mõtleme vahel nagu sellest metsikust usukangelasest ja kui sa loed kirju tähelepanelikult, siis ta värinaga otsib seda Jumala tarkust. Võib-olla ma siia fokusseerukski korra võib-olla sellele, mida see Rooma kiri üldse ikkagi nagu isegi nüüd meie lääne silmade läbi ja läbi ajaloo spektrumi üldse tähendab, et teda on ikkagi kutsutud üldse lääne kirjanduse üheks kroonjuveeliks. Mis tähendab kõik need mõtted, kõik see viis, kuidas ta ennast väljendab ja milliseid asju ta kõik ühte kokku viib. Ma olen vahel mõelnud selle peale, Vana Testament, tema oli ju see, kes variserina läks ja võttis kristlasi maha, tappis naisi ja mehi selleks, et see kinni läheks ja lõppeks ära. Siis Jumal ise päästab ta ja nüüd ta kirjutab siis muuhulgas selle Rooma kirja, kus ma pean ütlema, minu meelest see on nii naljakas, et ma leian, et inimesed kas tõsiselt armastavad Rooma kirja või absoluutselt ei salli. Ja ma olen näinud neid, kes ei salli ja mina alati mäletan, mul oli üks kõige esimesi kirju nagu, mis hakkas täiesti Jumalast minu jaoks nagu laulma lausa, oli just Rooma kiri. Et see on nii huvitav. Mina jälle just tuletasin meelde, et oli pikki aegu, kus ma kuidagi ei suhestunud selle kirjaga. Seal nagu midagi ma ei saanud aru või ei tajunud seda tähendust. Ja siis ühel hetkel, nagu, kus ma tunnen, et ma kogu aeg ainult leian Rooma kirjast oma neid lemmiksalme ja ikka ja jälle tulen tagasi. Ja ühel väga raskel ajal, paar aastat tagasi, mul oli hästi tõsine kriis. Ja ma olin nagu tõsiselt Jumala ees, et kuidas ma üldse jaksan nagu edasi minna kõige sellega. Ja siis Rooma kirja 8. peatükk, kus ta ütleb, kuidas mitte miski ei saa meid lahutada Jumala armastusest. Isegi ei inglid, ei elu ega surm, mitte keegi, mitte miski loodud olend ei suuda seda teha, kui mina ju seda ei tee. Ehk siis ma sain aru, et kui mina, Jumal, hoian praegu sinust kinni, siis ma lähen sinuga edasi ja ma saan kõigest läbi minna. Ja see oli nagu mulle läbi mitme kuu oli selline nagu väga suur tugi, nii et ma ka olen õppinud Rooma kirja nagu väga-väga hindama ja armastama. Ja. Ta on teistsugune. Just, jah. Võib-olla esmapilgul natuke võibki raske olla. Seal on natuke selliseid seadusi asju, mida võib-olla nagu kohe ei mõista, aga... Väga pikad laused ka. Just, jah. Paulus ju kirjutab. Pauluse pikad laused on isegi Peetrusele vahel keerulised. Mis ma julgustan selle kirjaga suhtes, mis ma ise olen teinud, et ma olen lugenud selle nagu häälega ette jutti. Ja sealt nagu tuleb mingi hetk muidu natuke väsib ära, peab veidike puhkama. Aga et kui sa loed seda nagu ühe jutina ja sa loed ka häälega, see aitab keskenduda ja kuulata tegelikult ka samal ajal. Et see toob ka kindlasti mingeid huvitavaid nüansse välja, näed seda terviklikkust, näed seda, kuidas Pauluse mõte nagu jookseb ja niimoodi. Nii et jõukamatel naistel oli siis 1. sajandi ühiskonnas tegelikult päris mõjukas positsioon ja Foibe sai tõenäoliselt väga suurt kasu tuua paljudele inimestele tänu sellele, mida Jumal oli talle võimaldanud ja andnud ja tänu sellele teenimisvalmidusele, sellele südamele, mis me eeldame, et sellel naisel oli. Või mitte, kuidas sina seda Foibet kuidagi siis enda jaoks lahti sõnastad või kuidas meie tänapäeval võiksime seda naist endale, ma ei tea, eeskujuks võtta või mis tähendust ta meile omab? Minul on kõnekas olnud selle juures, kui me oleme siin rääkinud ka nagu sellisest, et see oli protsess kindlasti, et Paulus võttis taga aega, et selgitada mingeid asju, see oli sellist õpetamist, võib-olla ka nii-öelda Pauluse jalgade juures istumist ja Jeesuse jalgade juures loomulikult ka, et me ei õpeta, et Paulus ei ole meil Jumal, vaid Jeesus, aga et see on üks protsess, see ei juhtunud nagu kohe, ma arvan, et Foibe ärkas ühel hommikul üles ja Paulus koputas selle ukse, et kuule, et äkki mul üks kiri vaja Rooma viia, et äkki käid ära korra. Aga et see oli protsess, et oli valmis nagu olema selleks, et kuigi nagu me siin ka ütlesime, et ta tõenäoliselt ei läinud sinna nagu lihtsalt, et see oli värinat oli seal ja sihukest hirmu kindlasti ka, aga ta oli valmis olema see, keda voolitakse ja valmis, et mingi vundament rajatakse sinna alla, et kui mina ise on sihuke kannatamatu inimene, ma tahaks asju nagu kohe saada, et Jumal, sa kutsud mind, sama asi, kui ma esimeses saates rääkisin sellest, et ma mingi hetk tajusin, et Jumal kutsub mind Eestisse tagasi, siis ma tegelikult läksin tagasi alles 3-4 aasta pärast. Et see tegelikult võttis aega ja samamoodi Pauluse elus ju ka, et kui tal oli see
nii-öelda selline pöördumise kogemus, kus ta kohtus Jeesusega, siis mingi hetk ta veetis ju aega eemal, ta ei läinud kohe kuulutama. Ta tõenäoliselt, Jeesus ka valmistas teda ette ja õpetas ja juhatas teda samamoodi siis ka selle Foibega. Et ma kujutan ette, et see oli mingisugune jüngerluse protsess, see võttis aega, ta ei saanud minna nagu pumm, nagu kohe. Aga et sa pead olema valmis. Ja minul on see hästi julgustav, et protsess võtab aega, ära alahinda protsessi. Isegi kui sa arvad, et sa ise tõenäoliselt ei ole väärt, siis võib-olla ongi hea asend, mille siis minna nagu kuskile midagi tegema. Et kui sa tunned seda kutset, et kuidas ma saan olla ka varustatud selleks kutseks, mis mul on. Et see on samamoodi, et kas ma ise näen midagi, mis ma näen, et vajab arendamist või ma näen kellegi teises midagi, mingit potentsiaali, mis ma tahaks, et ma tuleksin panustada sellesse. Et kõik siuksed asjad, et nii et see on see, miks mul siin see Foibega nagu köidab, et ta on nii reaalne inimene tegelikult. Aga ta tegi midagi väga ägedat. Aga me vahel ei tea seda, kui me ei tea seda tausta, kui äge see oli, mis ta tegelikult tegi. Ja ometi on ta nimi nagu piiblis kirjas. Mul tuleb tihtipeale meelde see, kuidas Jeesus ütles Maarja kohta, eks ju, et igal pool, kus evangeeliumi kuulutatakse, tema nimi saab mainitud ja meil on igal pool, kus piiblit loetakse, on Foibi nimi ikkagi ka mainitud. Et selles mõttes, kui me selle nime sealt leiame, et siis see on tegelikult au. Ja vahel ma mõtlen selle peale, et me kindlasti teeme mõnikord asju ja mõtleme, et keegi ei pane midagi tähele. Kas ei ole nii? Naisterahvana vahel on, et me teeme neid fundamenditöösid või teeme mingisuguseid, võib-olla tõesti tagalatöösid ja Jumala sõna samas ütleb, et tasu on sama kui sellel, kes on kogu aeg eesliinil, kes on kogu aeg peab sõda ja kes nagu on väljal nendel teemadel. Et Foibe tasu on palju kõrgem kui see, mis see 2 rida siin või see 1 salmikene on. Et võib-olla seegi on julgustus, et igaüks meist jookseks seda oma võidujooksu nagu väga sihikindlalt ja investeeriks selle sisse. Sest võibki juhtuda, et meilgi on nagu see 1 jooks, mille me peame lõpuni viima ustavalt ja kogu südamest selle välja kandma. Ja see on kõige olulisem asi, mida Jumal meid selles ajastus ootab. Et see ei pea alati olema mitmed keerulised hargid igas tules, vaid olla ustav selles, kuhu sind on täpselt pandud. Jaa, väga huvitav tõesti, et me vahel ise nagu alahindame võib-olla oma panust, aga Jumal teab ja Jumal ülendab neid, kes on valmis oma südant andma. Aga mulle tundub, et Foibe on siin midagi veel teinud, mida me täpselt ei tea, et Paulus ütleb, et ta on olnud suureks toeks paljudele, sealhulgas ka temale endale. Et kas te olete nagu kusagilt saanud ka aru, et kuidas Foibe Paulust oli üldse toetanud? Lihtsalt selline huvitav fakt siin. Mulle jäi mulje, et see finantsiline tugi, kuna see oli ka oluline selleks, et Paulus saaks teha seda, mis ta teeb. Ta küll vahepeal tegi telke ka, aga kui tuli see toetus näiteks kuskilt, siis ta sai tõesti pühenduda Jumala sõna jagamisele. Nii et mulle jäi nendest allikatest, mis ma lugenud olen, et see oli finantsiline, ma ei tea, kuidas sul... Ja sa mainisid juba ka suhete võrgustikku. Tegelikult sellised austatud ja kõrgelt võib-olla hinnatud naised, neil oli tegelikult oma võrgustik. Ütleme nii, et tänapäeval on ka naistel omad võrgustikud, mida meestel ei ole. Ütleme nii, et ma näiteks panen küll tähele, et minu abikaasa ei tekita niivõrd aktiivselt lihtsalt loomulikult võrgustikke, kui näiteks võib-olla mina ja sina või naisterahvad üldse, et meil on see nagu kogukonna tunnetus alati olemas. Nii et ma arvan, et see oli väga oluline, et Pauluse sõna tegelikult levis võib-olla läbi naiste võrgustiku palju rohkem, kui me isegi mõistame. Ja tegelikult see on hea, et sa tood selle välja, et siuksed väheke siis finantsiliselt paremal jõukamad inimesed, nende juures tegelikult väga palju kodu ei olnud siuke privaatne võib-olla nagu meil tänapäeval. Kui sa olid ikkagi rikkam, sul oli suur kodu, et sul oli osa, mis oli siuke privaatne osa, aga enamus oli selleks, et just erinevaid, sul oli mingid bankette ja kogunemisi ja tunde ja no seda ka, aga just seda kindlasti kristlikus maailmas, aga kui sa võtad seda üldist seda ühiskonda seal ka, et siis tegelikult, kus see võrgustik tekkis, olidki see, et kodu oli ka tegelikult siuke esindus funktsiooniga, et seal sinna kutsuti inimesi, korraldati, võõrustati neid, loodi mingeid suhteid, arutati maailma asju tegelikult või ka mõõtati kohalikku poliitikat ja kõiki selliseid asju. Et selles mõttes see võrgustiku teema... See on tegelikult olulisem võib-olla, kui me isegi mõistame vahel.
ja ka meie elus ma tegelikult julgustan võib-olla ka vaatajat, et mõtle, mida sina oma kodu ja piskuga saad teha. Et tegelikult jällegi see köögilaud ja 4 või 5, kus on 2 või 3 omavahel koos, see võib juba Jumala riigis midagi väga olulist. Sest sünergia tekib, sina ütled midagi, mina mõistan midagi ja juba sealt tekib idee ja me võib-olla teeme midagi, mis on väga väärtuslik Jumala silmis püha vaimu läbi. Aga ma tuleksin selle juurde küll ka tagasi ja mõtlen seda, et kui nüüd Paulus ja Foibe istusid koos tundide kaupa, võib-olla päevade ja kuude kaupa arutades neid kirju, siis kas ei ole võimalik, et mõni hea küsimus või mõte või ka selline ihumine toimus nende kahe vahel vaimulikult? Et ma vahel mõtlen seda, et ma ei usu nüüd, et Foibe oli Pauluse ees lihtsalt istus ja ainult kuulas. Ma arvan, et see oli arutluse vormis, see oli sellel ajal õppimisvorm, oligi arutlus. Just. Küsimused, vastused. Ja võib-olla Paulus nii ühte kui teist sai püha vaimu läbi just nendest kas küsimustest või mõttekäikudest, mida nad Foibega võt selles nii-öelda jüngerluse, ma ei tea, kuidas see sõna nüüd parem oleks, aga just see ettevalmistuse perioodil, et võib minu silmis küll väga vabalt olla, et Paulus tundis, et see oli väga kasulik mõlemapoolselt. See ei ole kunagi ühepoolne, nii et ma arvan, et ja me tegelikult ju vaatame läbi piibli, me näeme, et Paulus ei olnud sugugi mitte nagu kuidagi naiste suhtes kuidagi halvustav või alahindav. Me näeme just tegelikult läbi tema nende sõnumite seda, et ta väga hindas ja austas ja eriti, kuidas ta Foibet niimoodi on hinnanud ja see usaldus, mis tal on, ma arvan, see iseenesest juba kõneleb, et tema meelest on see naine piisavalt varustatud, pädev, volitatud viima täide Jumala väga suuri ülesandeid ja nii see on hea teada. Ega me ju täpselt ei tea, me ju siin praegu kujutleme, et see nii võis olla, see on üsna loogiline, aga loomulikult meil on nii vähe andmeid, et me peame lihtsalt toetuma sellele loogikale, kuidas tol ajal see võis olla. Minu mõte on lihtsalt see, et vahel me vastandame neid nii-öelda tugevaid või neid karme oskusi ja teadmisi ja võimeid ja pehmeid, öeldakse niimoodi või pehmed ja tugevad võimekused. Et tegelikult jälle me jõuame selleni, et kui see tugev ja pehmus kokku saab ja need võrgustikud ja see mõttemaailm ja see vastastikuses armastuses nagu koguduse töödki teeme või kuningriigi tööd teeme, et siis see mehel ei ole üksi hea olla ja naisel ei ole ilma meheta ka hea olla. Et see, kui me tuleme kokku, siis selles on üks Jumala selline ülim rõõm. Et me saame nagu selliselt, jälle see koostöö, sünergia on üks sõna, mida Paulus väga armastab ja ma olen ka õppinud armastama. Et me tegelikult väga palju õpime just siis, kui me omavahel nagu koos asju ajame. Väga hea. Ja samamoodi kõik need inimesed, kellega koos Foibe reisis, et mis sünergia seal tegelikult tekkis ja mis huvitav, mis seal veel toimis reisi peal, et tahaks kuulda Foibe versiooni ka sellest, kuidas ma viisin Pauluse kirja Rooma, mis kõik seal juhtus, et kunagi äkki taevas saame küsida. Taevas saame küsida, just. Et see oleks just väga huvitav nagu näha, et mismoodi tema ise seda nägi. Jaa. Mul on mõte, et äkitselt on meil mõnda kirja kohta või teil, mis nagu paistab, et eriliselt nagu just nimelt sätestub nagu väga hästi sellega, mida Foibe tegi nii Paulusele kui siis Jumala kuningriigis. Et kas on midagi, mis südamele tuleb, kui te mõtlete Foibe peale? Ja minu tuli sõna ustav kohe ja siis ma otsisin Piibel plussi sellest otsingust ja leidsin minu meelest nii hästi, mis kirjeldab täpselt seda, mis Foibe oli, mis ta tegi. See on õpetussõnad 25.13, kus on kirjas, et otse kui lumekülmus lõikusajal on ustav ja käskjalg oma läkitajale. Ta jahutab oma isanda hinge. Nii hea. Vau. See on nüüd nagu päris ilus lõpp tegelikult sellele loole ja me oleme suutnud juba ühe päris mõnusa vestluse maha pidada kõigest lühikese piibli teksti alusel ja ma usun, et see on olnud nagu silmi avav ja võib-olla värskendav ja inspireeriv kõigile, nii et ütlen lihtsalt omalt poolt suur tänu, Helina, sulle, et sa oled olnud tänases saates ja ma usun, et sa külastad meid ikka ja jälle ka tulevastes saadetes. Igal juhul aitäh selle töö ja vaevanägemise eest. Ja aitäh sulle, Külvi. Alati.
kaasa mõtlemast ja siin olemast. Ja omalt poolt head vaatajad, tõepoolest, Jumal on hea ja Jumal kasutab ka sind. Tea seda, et mitte keegi ei ole tööta, mitte keegi ei ole andideta, vaid Jumala riigis oleme me kõik kutsutud ja me oleme loodud olema tõesti tema kirkuse kiituseks. Tea seda, et issanda hilu ja hiilgus ja au sinu teenimise läbi kindlasti saab särama paljudele, nii et ole julgustatud ja kohtume taas juba järgmises saates ja kõneleme juba kellestki teisest piiblinaisest. Armas televaataja, loodan, et sul on olnud hea ja kasulik aeg meie seltsis. Toetades TV7 tööd, osaled ka ise hea seemne külvamises, mis võib olla õnnistuseks paljudele. Ole julge külvama, et ka lõikus võiks olla rikkalik. Aitäh sinu panuse eest!